Nii. Mind on kutsutud kliendi juurde muru niitma, aga see, mis siin platsil valitseb, küll eriti murule ei sarnane. Mõtlesin pikalt, millise masinaga ma välja tulen. Kas toroga, millega saab kiirelt niita, või siis uskvarnaga. Ja uskvarnaga, millel on ette monteeritud kova vasarniiduk. Otsustasin viimase kasuks. Ja tundub, et mul oli õigus. Ma tean seda kohta, ma olen siin varem niitnud. Ja seetõttu tundus see otsus ka õigustatuna. Et järgnevalt siis võtan selle platsi siin kaamera silma all ette ja vaatame, kuidas kova sellega hakkama saab. Mida veel? Võib-olla seda, et liigagi tihti on need platsid, kus niidan muru käib, tegelikult mitte muruplatsid, vaid heinamaa. Ja siis ongi hea, kui sul on olemas midagi, mis selleks puhuks hästi sobib. Nii et, mis ma arvestan, üks vähem kui tunnikene, siis peaks see plats tehtud olema. Ei läinudki nii kaua aega. Ma kohe jupli jätsin tegemata, selle teen kohe järgi. Et rohi oli nii pikk, et ma isegi ei näinud, kus oli eelmise korra niidujoon, nii et ma sõitsin kohe kaugele võpsikusse ja nüüd ei teagi, kas ma peaksin selle saaretuse, mis sinna jäi ära tegema või mitte. Ilmselt tuleb see ikkagi ära teha, kuigi see niiduala suurendab. Vasarniiduk ei tee muru, vasarniiduk purustab seda, mis talle ette jääb. Seega, kui tahta siit nüüd jälle muru välja põluda, siis peaks siia nädala pärast hiljemalt tulema toroga ja niitma selle üle. Siis on purustatud rohi kuivanud, seda on lihtsam niita. Ja see, mis kasvab, pole nii vikaks kasvanud, et seda ei saa niita. Aga kuna mul on veel palju teha, siis teen ma siit veel jupikese ja siis liigun taha poole. Siis peaks selle aia saama enam-vähem suurest rohust puhtaks.